Tere päevast! Tänases Sõjastuudio saates keskendume kindlasti ka Lähis-Ida sündmustele, kuid meie jaoks siin Eestis on tähtis meeles pidada ka Ukrainat. Veel enne, kui tutvustan teile meie tänast külalist, vaatame ära ühe video. Nimelt käisime paar nädalat tagasi Troješinas, mis on Kiievi linnaosa, mis on siis kõige rohkem kannatada saanud venelaste raketi- ja droonirünnakute all. Aga nüüd meil on hea meel tervitada siin stuudios Välisministeeriumi kantslerit Jonatan Vsevioi. Tere! No alustamegi Ukrainast, et kui nüüd meediapilti vaadata viimastel nädalatel, siis isegi Eestis on tegelikult olnud Iraan see nii-öelda põhiuudis. Et kui murelikuks see teid teeb ja võib-olla selgitate natuke lahti, et kui halb see tegelikult siis on? No murelik on vist vale sõna, aga ta on probleem ja sellest probleemist me oleme rääkinud. Lähis-Ida juurde kindlasti veel tuleme, aga ma ütlen kiiresti etteruttavalt, et Lähis-Ida eripära on see, et Lähis-Ida asjad harva jäävad Lähis-Itta. Nad tulevad sealt Lähis-Idast välja. Ja üks asju, millest oleme meie rääkinud, on paljud teised rääkinud, ka ukrainlased, president Zelenski, puudutab tähelepanu, mis on ülejäänud maailma üldsusel. Seda tähelepanu on piiratud hulk ja kui seda tähelepanu hakkab minema Lähis-Itta, siis teda jääb järelikult vähemaks kõigele muule. See väljendub meediakajastuses kindlasti, aga loomulikult ei ole meediakajastus ainus ja tõenäoliselt isegi mitte kõige tähtsam probleem, mis selle meie praeguse jutuga seondub. Ka poliitiline kapital on piiratud kogus, mis riikidel kasutada on.
ja kui me vaatame täna Ukraina olukorda, siis on kujunenud teatav paradoks, kus olukord rindel on nüüd muutunud, võib vist öelda, positiivsemaks. Olid väga rasked talvekuud. Need talvekuud hakkavad läbi saama, kevad on ukse ees ja viimastel nädalatel on ka rinne liikunud tegelikult õiges suunas. Tõsi, need on kõik niisugused taktikalised muutused, sellest üksi veel sõtta strateegilist muutust ei tule. Ja kui me vaatame suurt pilti, strateegilist pilti, siis väga paljud meie Ukraina poliitika elemendid on jäänud nagu, kuidas öelda, teatud mõttes kännu taha kinni. Olgu selleks Euroopa Liidu laienemise protsess või Ukrainale täiendava abi andmise protsess või Venemaale täiendavate sanktsioonide kehtestamise protsess. Ühel või teisel või kolmandal ettekäändel on nad täna praegu takerdunud ja selleks, et kännu tagant suuri poliitilisi protsesse välja aidata, on vaja riikide juhtide isiklikku tähelepanu, jõupingutust. Ja siin tulebki nüüd mängu see piiratud ressurss, kui mingi osa kapitali kulub Lähis-Ida peale, siis teda jääb vähem Ukraina jaoks ja meie asi on loomulikult küünte ja hammastega tõmmata see tähelepanu tagasi muu hulgas Ukrainale, mitte et ma tahaksin seda Lähis-Ida situatsiooni kuidagi lõppenuks lugeda, ta kaugel sellest, aga meie jaoks siiski eksistentsiaalse tähendusega on see, kuidas lõpeb sõda Ukrainas. No kui natukene rääkida sellest seosest Lähis-Idaga, siis tegelikult meenutagem aasta tagasi Zelenskit Valges Majas, kus talle öeldi, et tal ei ole kaarte käes. Nüüd siis on need kaardid liikunud niipidi, et Ukraina liigub rindel tegelikult edasi ja samal ajal USA on palunud ka Ukrainalt abi. Et kui palju kaarte siis see tegelikult Zelenskile annab? No lõpuks selgub siis, kui tulemus on käes, aga praegu tundub küll, et paljud silmad võiksid avaneda. Esiteks Ukraina osas, et ta ei ole pelgalt julgeoleku tarbija, vaid ka julgeolekusse panustaja. Me siin Euroopas tegelikult saame sellest aru. Me ei seisa Ukraina selja taga mitte lihtsalt altruismist, vaid sellepärast, et me mõistame, kuivõrd oluline on iseseisev, sõltumatu Euroopaga lõimitud demokraatlik Ukraina meie julgeoleku jaoks. Aga nüüd me näeme ka väga vahetut Ukraina julgeolekusse panustamist lausa globaalsel tasemel. Selgub, et nende oskusteave, mis puudutab õhukaitset, on teatud mõttes unikaalne ja seda vajavad isegi niisugused rikkad riigid nagu laheriigid, nii et tuleb välja, et neid kaarte siiski ukrainlaste käes on. Need silmad, mis diplomaatia rindel, ma loodan, et avanevad, seonduvad aga ÜRO resolutsioonidega. Iga aasta oleme võtnud ÜROs vastu maailma riikide enamuse toetusega Ukrainat toetavaid resolutsioone. Tegelikult on neid rohkemgi kui kord aastas, aga need põhilised on tavaliselt veebruaris. Ja loomulikult, kui me käime mööda maailma riike veenmas neid toetamaks neid resolutsioone, me kasutame argumente, mis ei ole seotud ainult Ukrainaga. Me räägime ÜRO hartast, me räägime territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtetest ja sellest, kuivõrd olulised need põhimõtted on ka teistele maailma riikidele. Ja nüüd, kus on Lähis-Idas Iraan asunud ründama laheriike, esitasid laheriigid oma resolutsiooni ja seegi võeti vastu ülekaaluka maailma riikide enamuse toetusega, aga argumentatsioon, mida laheriigid kasutasid, on üks ühele sama nagu see, mida iga aasta on kasutanud Ukraina. Küsimus on ainult laheriikides, küsimus on ÜRO hartas, üldistes põhimõtetes, nii edasi. Need loomulikult me toetasime neid laheriikide püüdluseid ÜROs ja loomulikult tuletame kõigile neile meelde, siis kui jälle õige hetk, et täpselt samad küsimused on kaalul ka siis, kui hääletatakse Ukraina resolutsioone. Ukrainast rääkides, ma tahaks tegelikult pikemalt peatuda ka Ungaril, sest need pinged on aina enam kasvanud. Üks asi on see, mida välja öeldakse, aga teine asi on see, et Ungari tegelikult ju blokeerib sanktsioonipaketti ja blokeerib siis laenu. Mis te arvate, kui kaugele see asi nüüd jõuab minna, sest tegelikult Ungari valimisteni on nüüd ju veel 6 aega? Tõepoolest, väga raske öelda, kuhu ta lõpuks välja viib. Nendesse Ungari poolt blokeeritavatesse poliitikatesse ma lisaksin ka laienemise, mis mulle tundub tegelikult on pikas vaates veel isegi kõige olulisem. Tähendab mitte igapäevases taktikalises vaates. Siin on olulised tõesti need abisummad lahti saada, mis praegu on Ungari tõttu külmutatud või sanktsioonid, mis nõuavad pikendamist. Aga suures pikas vaates on laienemine, ma arvan, üks olulisemaid küsimusi üldse ja Ungari on võtnud otsuse seista sellele risti ees. Paljud vaatlejad arvavad, et see Ungari käremeelsus on seotud nende valimistega, täpsemalt valimiskampaaniaga.
Kas on, ei ole, ma ei taha spekuleerida, kommenteerida, sest et tulemus on igal juhul meie jaoks erakordselt negatiivne. Ja see ongi nüüd hea näide sellest Lähis-Ida ja Euroopa seosest või sellest poliitilise kapitali piiratuse jutust, millest me rääkisime ennist. Selleks, et seda probleemi lahendada, peavad Euroopa liidrid kõige kõrgemal tasemel kulutama isiklikku aega, energiat, veenmisjõudu, piitsa ja präänikut, et need erinevad poliitikad kännu tagant välja saada. Ja loomulikult Lähis-Ida tõttu on seda kapitali vähem ja mulle tundub, et vähemalt osaliselt on see tänane niisugune keeruline situatsioon nendes poliitikates kujunenud selle tõttu, et meil ei ole olnud seda jõudu, et tegeleda Ungarist tulenevate probleemidega. Nüüd see öelnuna ma olen siiski optimistlik ja usun, et aina enam liikmesriike mõistavad, et küsimus ei ole lihtsalt mingites üksikpoliitikates, küsimus on juba põhimõttelises vastuseisus Euroopa kõige olulisemale strateegilisele julgeolekutegevusele või julgeolekupoliitilisele tegevusele. Ja loodetavasti õnnestub ungarlased ümber veenda või kui neid ümber veenda ei õnnestu, siis neid tööriistu, mis ülejäänud liikmesriikidel on Ungari probleemi lahendamiseks üleliia palju ju ei ole, siis tuleb seda ainsat, mis on kasutama hakata. Mis see ainus tööriist on? No see on lõppkokkuvõttes loomulikult artikkel 7, see on nagu tehniline termin, aga menetlus, mis puudutab õigusriigi põhimõtetest irdumist, mis võib lõpuks välja viia juhul, kui ülejäänud liikmesriigid sellega on nõus õigusriigi põhimõtetest irduva liikmesriigi hääleõiguse peatamiseni. Loomulikult on see erakordselt tõsine samm, oleks dramaatiliste mõjudega, poliitilistega, keegi seda astuda ei taha. Eesti seda loomulikult ei propageeri, me ei taha seda teed minna, aga kui me räägime olukorrast, kus me oleme kogu aeg põhimõttelistes küsimustes 1 versus 26, siis meie aluslepingute kirjutajad ja heakskiitjad teisi võimalusi sellise situatsiooni adresseerimiseks Euroopa Liidu raamistikus ette ei näinud. Ja siis on loomulikult terve rida tegevusi, mida on võimalik viia ametlikest Euroopa Liidu raamistikest välja. Julgeolekugarantiisid Ukrainale me arutame väljaspool ametlikke institutsioone. Muuhulgas on selle põhjuseks see, et britid kriitiliselt olulise liitlasena saaksid olla laua taga, vaatamata oma Euroopa Liidust lahkumisele. Aina enam me näeme seda, et tähtsad poliitikat koordineerivad arutelud liiguvad niisugustesse ad hoc formaatidesse. Selles on oma eelis, võimaldab nendele, kes tahavad tegutseda, kiiresti kokku leppida ja tegutseda, ilma et need, kes tegutseda ei taha, saaksid teisi kinni hoida. Aga loomulikult on selles lõppkokkuvõttes ka miinus ja miinus on see, et ta lõhub seda üldist stabiilsust, institutsionaalset raamistikku, mis lõppkokkuvõttes ja pikas perspektiivis annab just nimelt väikeriigile turvalisust, et meie sõnal on kaal, et meiega tuleb samamoodi arvestada. Nii et ajad on loomulikult keerulised, kuhu see kõik lõpuks välja viib, on väga keeruline öelda. Igat tänast sammu astudes peame me silmas pidama nii lühikest perspektiivi, seda, et me saavutaksime Ukrainas õiglase rahu, kui ka pikka perspektiivi, et see rahu, mis siis tuleb sõja järel, oleks selline, mis Eesti vabadust ka soosiks ja võib-olla isegi looks meile turvalisema raamistiku kui see, mis oli 23. veebruaril 2022. No üks asi on seoses Euroopa Liiduga suhted Ungariga. No, teine asi on Eesti omavahelised otsesuhted Ungariga. Urmas Paet on välja käinud mõtte, et Eesti võiks näiteks oma saatkonna Ungaris kinni panna. Et kas see on reaalne mõte? Me ühtegi saatkonna kinnipanemist ei kaalu, vastupidi, me ju see aasta avame päris mitu saatkonda. Ja saatkonna roll ei ole olla preemiaks riigile, kelle käitumist me tahame kiita. Saatkond on meie silmad ja kõrvad, saatkond on meie esindus, mis edendab meie huve, ainult meie huve, mis püüab aru saada, kus on täiendavad võimalused poliitikas, majanduses või ka Eesti kodanike kaitsmises. Nii et me üldiselt mitte kunagi kergekäeliselt ühtegi saatkonda kinni ei pane. Sellist vajadust täna ei ole, pigem vastupidi, et Eesti diplomaatiline jalajälg maailmas võiks olla suurem, aga siin seavad piirid need objektiivsed asjaolud, mis tulenevad meie suurusest 1,3 miljonit inimest, ega me igal pool maailmas kohal olla ei saa, aga ära minna me kindlasti kusagilt ei taha.
no samal ajal, kui nüüd on, me rääkisime siin sellest meediapildist ja poliitilisest kapitalist, et samal ajal, kui on fookuses olnud Lähis-Ida, kui palju meil on päriselt teada sellest, et mis toimub USA, Ukraina ja Venemaa omavahelistes kõnelustes? No hästi raske on hinnata, kunagi vist Ameerika endine kaitseminister rääkis kuulsalt asjadest, mida me teame, et me ei tea ja asjadest, mida me ei tea, et me ei tea. Kindlasti on siin asju, mida me teame, et me ei tea, aga tõenäoliselt on ka veel asju, mida me ei tea, et me ei tea. Nii et 100% kindlust, et meil on täielik ülevaade ei ole, kuid üldiselt ma ei muretse meie informeerituse pärast. Kui üldse otsida teemasid, mille pärast muretseda, siis teinekord muretsen teiste informeerituse pärast. Mitte käimasolevate protsesside osas niivõrd, kuivõrd isegi niisuguse laiema ajaloolise konteksti osas. Ma näen endiselt, et Eestil on täita nendes küsimustes ka niisugune, ütleme, hariduslik roll, et aidata kaasa venelaste trikkide läbinägemisele. Kui Venemaa kasutab teatud leksikat, meil on piisav kogemus, oleme Venemaa naabrid olnud pikalt, eks ole, Venemaaga tegemist teinud, me teame, mida nad mõtlevad, kui nad ütlevad näiteks, et tuleb adresseerida konflikti juurpõhjuseid. Inimestele, kes ei tegele Venemaaga igapäevaselt või oma pikka ajaloolist mälu, võib tunduda see süütu avaldusena, aga meie teame, et see avab tegelikult Venemaa jaoks ukse, panemaks lauale terve rida ettepanekuid, mis kõik on Euroopa ja laiemalt Atlandi-ülese julgeoleku vaatenurgast ohtlikud. Nii et ma pigem ütleksin, et mitte meie ei ole info näljas, vaid me oleme ikkagi olukorras, kus me proovime selgitada ja seletada, mis on Venemaa tegelikult kavatsused ja mõtted. Ma ütlen siin uuesti ära, me pidevalt ju hindame seda, kas Venemaa on oma eesmärke muutnud, meie hinnang ei ole muutunud, Venemaa ei ole oma eesmärke muutnud. Nii et kui me vaatame seda kolmnurka, Ukraina, Ameerika Ühendriigid ja Venemaa, siis võib öelda, et 2 neist 3 püüavad siiralt leida mingisugustki diplomaatilist lahendust. Need on Ukraina ja Ameerika Ühendriigid ja Venemaa mängib selles protsessis kaasa lootuses siis hannitada ära eelkõige ameeriklased, lootuses, et neile pakutakse hõbekandikul läbirääkimiste lavadega seda, mida nad lahinguväljal pole suutnud kätte saada. Aga kuidas teile tundub, et kas venelastel on praegu pigem see õnnestumas või hoopis ameeriklased on nii-öelda aina enam ärritumas Venemaa suunal? No raske öelda, sellepärast, et see ärritumine on ju antud juhul oleks ühe inimese ärritumine, president Trumpi ärritumine. Mulle tundub, et ka Ameerika jaoks on praegu Lähis-Idas toimuv sedavõrd energiat võttev, et ma kahtlen, kas neil on seal aega samasuguse põhjalikkusega tegeleda muude küsimustega, mis on ka absoluutselt arusaadav. Ja eks see niisugune ärritumine ole ka ennustamatu, et mis hetkel ta tuleb ja mis suunda ta tuleb. Meie jaoks on oluline keskenduda sellele, mis on meie kontrolli all. Et selmet spekuleerida, mida siin teised võivad tunda või arvata või teha homme, me vaatame, mis on need asjad, mida saame meie ise teha Eestina ja mis on need asjad, mida meie saame ise teha Euroopana. Ja siin on nüüd need probleemid, millest me enne rääkisime, mis paljuski Ungari tõttu takistavad Euroopa otsuste vastuvõtmist. Aga Euroopa otsuste vastuvõtmine ei ole oluline ainult kitsalt Ukraina suhtes. See on oluline ka Ameerika suhtes. Ameerika on ju korduvalt öelnud, et ta tahab näha Euroopa poolt tõsiselt võetavat tegevust. Ta on korduvalt öelnud, et ta ei kavatse meie asju ära teha. Ta on korduvalt mõista andnud, et ta eelistab selliseid partnereid, kes kaela kannavad, kui nüüd väga rahvalikult väljendada. Ja ta ei taha näha enda kõrval niisuguse partnereid, kes tegeliku panustamise asemel mõjuvad veskikivena jalaküljes. See tänane Ameerika administratsioon on kõigest sellest rääkinud kaugelt avameelsemalt ja otsekohesemalt kui varasemad. Nii et kui me oleme Euroopas jõudnud punkti, kus me ei suuda ise teha otsuseid Ukraina suunas, siis see ei saa olema probleem pelgalt Ukraina osas. See saab lõpuks olema ka probleem meie suhetes Ameerika Ühendriikidega. Sest ausalt öeldes ongi raske näha põhjuseid, miks ameeriklased peaksid tegema koostööd sellise partneriga, kes ei suuda oma otsuseid vastavalt oma protseduuridele ära teha. Nii et ma arvan, et meie põhifookus peab ka Ukraina üle käivate läbirääkimiste osas olema suunatud sellele, mida meie ise teha saame. Ja siin ei ole retsepti vaja hakata leiutama, see retsept on meil olemas olnud juba pikka aega, selle retsepti on Euroopa tegelikult aksepteerinud, ka Ungari muuseas on heaks kiitnud korduvalt Euroopa Ülemkogu järeldusi, mis ütleb, et agressioon
toimub. Selle lõpetamine on Euroopa elulistes huvides ja selleks, et ta lõpetada, on tarvilik 2-punktilist plaani järgida, mis näeb ette agressorile hinna tõstmist ja ohvri abistamist. Nüüd on vaja lihtsalt praktilised otsused liikuma saada. No liigume Lähis-Ida juurde, et alustuseks natukene lahkaks teie otsest tööpõldu ehk siis seda, kuidas Välisministeerium korraldas nii-öelda päästmislende. Et no tegelikult tol hetkel, kui sõda algas, Lähis-Idas oli tuhandeid eestlasi. Lisaks oli meie enda kaitseminister, Itaalia kaitseminister. Mida see kõik meile ütleb, et kas Euroopa riigid hindasid seda olukorda kuidagi valesti või kas me ei ole siiani õppinud hindama, et mida Trump võib teha? Ma arvan, et ta pigem kõneleb sellest, et inimesed elavad oma elu. Ja kui ei ole otsest eriti selget soovitust riigipoolset, midagi mitte teha või vastupidi siis midagi teha, siis inimesed peavadki elama oma elu. Loomulikult iga inimene hindab lõppkokkuvõttes ju ise neid riske ja kõik saavad aru, et maailm on praegu volatiilne. Neid püssirõhutünne, mille otsas me piltlikult öeldes istume, ei ole ju ainult Lähis-Idas. Teisigi piirkondi, kus on olukord plahvatusohtlik. See kõik mõjutab meid vahetult. Ta mõjutab lennuühendusi, ta lõpuks mõjutab majandust. See kõik on ju arusaadav. Antud juhul inimesed elasid oma elu, kõigeks ei saagi alati valmis olla. Mingisugused ootamatused on elusse alati sisse programmeeritud. Kindlasti me teeme põhjaliku õppetundide analüüsi protsessi läbi, kas oleks midagi saanud teha varem, teisiti, kiiremini. Aga siis, kui kriis puhkeb, siis on alati meie jaoks esmatähtis mitte minna ajas tagasi, tagantjärele targana rääkida sellest, mida oleks võinud või oleks pidanud tegema, vaid siis tuleb ikka minna edasi. Ja esmatähtis alati on omad ära päästa. Ükskõik, mis asjaoludel need omad siis sinna ka sattunud ei ole. Me teame, Eesti konsulaarajaloos on igasuguseid juhtumeid, kus võib tagantjärele arutada selle üle, kas inimesed oleksid pidanud tegema neid otsuseid, mida nad tegid, kas oleks pidanud minema teostama turismi keerulisse piirkonda. Teate, need oleksid sellel hetkel, kui kriis käib, meid ei huvita, siis tuleb omad ära tuua. Ja mul on hea meel, et Eesti riik sai hakkama, et Välisministeerium sai hakkama. Mul on tohutult uhke tunne oma kolleegide üle, kes sõltumata ametijuhendist, ametiülesannetest ja kellaajast, siis kui kriis puhkeb, teevad seda, mida on vaja teha küünte ja hammastega, et mitte keegi ei jääks maha. Ja kusjuures see protsess ei ole kunagi emotsionaalselt lihtne, sest iga see hetk, kui me veel ei oska inimestele öelda, hädas olevatele inimestele öelda selgeid vastuseid, on ju emotsioonidest laetud. No me räägime praegu Lähis-Ida puhul olukorrast, kus regioonis puhkes sõda, aga meil on ju olnud teistsuguseid juhtumeid. Meie inimesed on ju sattunud näiteks pantvangi. Te võite ette kujutada perekondade tundeid sellises situatsioonis, kus omaksed on piltlikult öeldes või otseselt öeldes pantvangistatud. Meie inimesed on ju vahetuskontaktis siis nii omastega, laiema avalikkusega. See on ka emotsionaalselt erakordselt kurnav. Eriti just nimelt siis, kui sul veel ei ole seda lahendust, mida sa ju tahad pakkuda. Ja seda suurem on siis rõõm, kui õnnestub. Mul on hea meel, et me tõime need, kes tahtsid ära tuua koju ja mul on ka hea meel, et me saime aidata selle protsessi käigus väga paljusid teisi Euroopa Liidu kodanikke, sest meil oli ruumi üle, meie lennukites võimaldas tuua koju lätlaseid, leedulasi, soomlaseid, norrakaid teisi. Nii et saime hakkama ja usun, et kõik õppetunnid, mis me sellest nüüd õpime, teevad meid järgmiste kordade suhtes tugevamaks. Kindlasti tuleb järgmiseid kordi. Kui inimesed maailmas ringi käivad, siis nad ka igasugustesse niisugustesse vahejuhtumitesse satuvad. Ja kui me enne rääkisime saatkondade võrgust, Eestil ei ole igas maailma riigis saatkonda. Me kasutame paindlikku ja tõesti kastist välja mõtlemist, paindlikku lähenemist ja kastist välja mõtlemist. Kasutame oma aukonsuleid, kes on üle ilma, nende koostöövõrdustikku, kasutame teisi Euroopa Liidu liikmesriike. Läbi halli kivi läheme, et minna nendesse kohtadesse omadele järgi. Lihtsalt vaatajale meeldetuletuseks, et siin oli juttu pantvangidest, et üks kuulsamaid juhtumeid on tegelikult ju Liibanonist jalgratturid. Aga enne te rääkisite laheriikidest. Ma natukene peatuks nendel ka spetsiifilisemalt, et
tegelikult Iraan on ju praeguseni vähemalt mõningal määral suutnud jätkata rünnakuid nende vastu. No vist on selge, et seda tehakse senikaua, kuni natukenegi veel võimekust on. Mis te arvate, kas mõnel nendest laheriikidest võib ühel hetkel nii-öelda kopsule maksa minna ja nad võivad ise hakata lööke Iraani suunal tegema? Ma ei oska seda ennustada, aga see olukord on Lähis-Idas erakordselt keeruline. Mingisugust loomulikult sümpaatiat Iraani režiimi vastu pole me kunagi tundnud ja tunne. Kõik need tegevused, mis aitavad kaasa sellest režiimist tuleneva ohu kõrvaldamisena, naudivad Eesti toetust. Isegi siis, kui me ei suuda vahetult panustada või ka meie panus ei ole vajalik ega nõutud, siis ta poliitilist toetust loomulikult naudib ja samas, mida rutem me saavutame stabiilsuse selles piirkonnas, selle parem. Selle piirkonna ebastabiilsus mõjutab meid väga mitmes mõttes. No, nafta hind on võib-olla üks enim arutletud näiteid, mis aitab Venemaal oma agressioonisõda rahastada, mis mõjutab meie majandusi, tegelikult mõjutab praktiliselt kõiki eluvaldkondi. Ja mille jaoks on oluline, et see piirkond stabiliseeruks. Ja stabiliseeruks nii, et ta uuesti ei läheks sealt kontrolli alt välja nädal, 2 või aasta hiljem. Lähis-Ida eripära kipub olema ka see, et kui seal tikku tõmmata, siis leek võib haarata suurem ala kui see, mis alguses plaanitud oli. Iraani absoluutselt mitte diskrimineerivad rünnakud üle terve regiooni on heaks näiteks sellest. Ma arvan, et ma saan aru, mida nad üritavad teha. Nad üritavad tekitada hinda läbi globaalsete mõjude. Nad kasutavad aina enam asümmeetrilisi vahendeid, otse öeldes ka terroristlikke meetodeid. Nii et kas ühel hetkel peavad laheriigid otstarbekaks ka omalt poolt täiendavaid samme astuda, ma ei tea, eks see on otsus, mida nemad teevad. Aga siiamaani näeme me pigem selle olukorda eskaleerivaid arenguid kui deeskaleerivaid arenguid. Ja selle vaatamata sellele, et regiooni riigid ise paljud oma sõnavõttudes alustavad deeskalatsiooni vajaduse rõhutamisest. Aga üks asi on sõnades midagi rõhutada ja teine asi on see päriselt saavutada. Ülimalt keeruline ette näha, kuidas rahunemine peaks toimuma. Kui mõelda selle peale, et mis Trump on öelnud, et tema tahab Iraani tingimusteta alistumist. No seda tundub, et praegu Iraan ei ole tegemas. Ma tahan küsida seda, et kas see lõpeb sellega, et USA lõpuks peab maaväed sisse viima? Ei tea. Nagu ma olen USA ametiisikute sõnavõttude jälgimisest järeldanud, siis nad ei taha loomulikult võtta ühtegi võimalust oma enda presidendilt laualt maha mingite mõtlematute avalike kommentaaride andmise teel, nii et seetõttu iseloomustab neid sõnumeid teatav ambivalentsus. Eks see võimalus on alati olemas, aga kõik, kes me teame või oleme jälginud Lähis-Ida ajalugu või Ameerika sõjaliste sekkumiste ajalugu, teame ju ka seda, et see otsus on ülimalt kõrge lävendiga, see on ülimalt kaalukas otsus, mida ükski president kergekäeliselt ei tee. Ja isegi kui lõpuks selline otsus tehakse, ei ole selge, kuidas võib mõjuda ja mis tulemuse lõpuks anda. Me ju teame kogu seda lugu sellest, kuidas me olime Afganistanis, kuidas me olime Iraagis. Neid põhjuseid oskab loetada igaüks, miks niisuguseid samme mitte astuda. Nii et kui lõpuks otsus tuleb ikkagi astuda, siis peab selleks olema väga kaalukas põhjus. Mina ei oska öelda, mida need osapooled, kes täna kõige vahetumalt selles konfliktis on seotud, sealhulgas Iraan, mida nad plaanivad ja mida nad ette hakkavad võtma. Ma arvan, et kõik, kes me jälgime toimuvat, saame enam-vähem aru, mida osapooled üritavad taotleda, ka avalikest sõnavõttudest. Oskame lugeda ka teatud niisugused kriitilise meelega Iraani liidrite avaldusi, mis on suurustlevas toonis ja kohati ka otseseid valesid hõlmavad sellest, kuidas nad on seal suutnud teha asju, mida nad selgelt pole suutnud teha. Aga ma usun, et valdav enamus neid inimesi, kes neid sündmuseid jälgivad, möönavad ka seda, et selle niisuguse lõppmängu, sõjalise konflikti lõppmängu stsenaariumeid on väga palju ja milline lõpuks realiseerub, ei ole, mulle tundub, täna veel kellegi kontrolli all.
Aga meie ise siin Eestis tegelikult mõnes mõttes peaksime juba sellele mõtlema, sellepärast et kui nüüd juhtub see, et USA otsustab maaväed sisse viia, võib-olla siis ka kuidagi NATO artikkel 5 kasutada selleks või mingil muul mehhanismil, siis meie peame otsustama, et kas meie liitume sellega. See on hea näide sellest, mida me ennast ka arutasime, Lähis-Ida asjad ei püsi Lähis-Idas. Ja meie julgeolekust rääkimine ei ole võimalik vaadates kitsalt maailma, vaid niisuguse regioonina. Kui NATO-st rääkida, siis NATO on tegelikult juba seal piirkonnas. Meie liitlane Türgi on ju Iraani naaber ja on vahetult mõjutatud sellest, mis seal toimub. Päris mitu korda on tegelikult Iraani löögid olnud suunatud või vähemalt sealt välja lastud droonid ja või raketid olnud suunatud Euroopa Liidu liikmesriik Küprose suunas. Loomulikult see kõik mõjutab meid. Loomulikult me peame seda kõike jälgima, loomulikult me peame tegema omad otsused siis, kui on meil midagi otsustada. Ja kõige selle raames peame me vaatama, et me hoiaksime püsti oma Ukraina poliitikat ega teeks Venemaale leevendusi. Vastupidi, me peame leidma mooduseid, kuidas agressiooni hinda tema jaoks veelgi tõsta, aga selle asemel praegu maailma naftaturu hinnad on aidanud, olgem ausad, Venemaal teenida tulu, mida ta muidu poleks suutnud teenida. See paneb veelgi suurema rõhu sellele vajadusele järgmiseid sanktsioonipakette heaks kiita, leida mooduseid, kuidas ka kõrgemate naftahindade tingimustes Venemaa siiski oma tuludest ilma jätta. Sest me saame aru, et iga euro, dollar või rubla, mille Venemaa maailmaturult teenib, ta rakendab otseselt meie vastu, kas siis Ukrainas või oma hübriidtegevusega, oma diplomaatilise tegevuse, luuretegevuse finantseerimisega. Nii need asjad on kõik omavahel seotud. Kui võimalik, siis lühidalt, et kui nüüd USA-l ja Iisraelil õnnestub alistada Iraan, mida see Ukraina sõja kontekstis tähendab, sest me oleme kõik kuulnud näiteks Shahedi droonide kohta. No tänaseks kahjuks Venemaa on suutnud välja arendada oma iseseisva võimekuse toota neid algselt Iraanist pärinevaid droone, aga loomulikult kui mullade režiim nõrgeneb, siis on selles mõttes kasulik, et tegemist oli Venemaa liitlasega. Venemaa liitlase nõrgenemine paljastab Venemaa liitlassuhte õõnsust, mida me muidugi teame juba ka Venezuela näitel. Venemaa ei suuda oma liitlaste toetuseks suurt midagi teha, aga need mõjud on kahjuks veel keerulisemad. Meil ei ole enam saate aega, et need kõik eraldiseisvalt uuesti läbi käia. Mõnedest oleme juba rääkinud. Seesama kõrgem nafta hind täna näiteks on kindlasti Venemaa huvides. Nii et sõltub alati mitte lihtsalt millal lõpeb ja kas lõpeb, on alati vastatav jaaga. Alati kõik sõjad lõpevad. Küsimus, mida me täna ei tea ja mis on väga mitmetest stsenaariumitest koosnev, on see, kuidas lõpeb. Ja meie jaoks on oluline säilitada kaine pea, rahulik meel, olla informeeritud, kursis ja siis tegeleda probleemidega nende ilmnemise järjekorras, et ajada taga seda poliitikat, mis meie arvates on meile kõige kasulikum. Et hoida koos Venemaa agressioonivastast poliitikat Euroopas, hoida koos meid Euroopana üleüldse ja püsida võimalikult suures ühtsuses ka oma Atlandi-üleste liitlastega. Ma küsin viimase küsimusena veel ära, et ma ei hakka seda Kasahstani teemat siin pikemalt lahkama, aga Eestil ei ole praegu seal piirkonnas suursaadikut. Millal Välisministeerium uue kandidaadi esitab? Need protseduurid saadikute esitamiseks on tegelikult päris pikad, nad hõlmavad ka asukohariigi nõusoleku küsimist. Need protseduurid tavakorras käivad ja esimesel võimalusel kõik saadikukohad, mis suvel vajavad täitmist, saavad täidetud. Mingisuguseid takistusi või probleeme ma selles protsessis ei näe. Ehk kandidaat on olemas? No kandidaat on olemas, töö protseduuride läbiviimisega käib. Aitäh teile, et leidsite aega tulla. Aitäh. Aitäh ka kõigile, kes meid vaatasid. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris järgmisel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.